ma lähen siis kohe esimese slaidi juurde. Natukene siis sellest projektist, et meil oli kokku projektis 9 asutust, enamus neist oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalast, kuna meil oli natukene kiire selle projekti algusega ja meil lihtsalt teeb jõud üle MPM-i haldusala asutustest. Ja aktstüüpi oli siis väljaspoolt MPM-i haldusala, need olid Põllumajandusamet ja Maksu- ja Tolliamet, kes tulid ise väga agaralt kaasa. Ja siis iga asutus pakkus meile välja hulga teenuseid, kõige rohkem oli Maanteeameti teenuseid, need oli 5 tükki, enamasti oli 2-3 teenust asutuse kohta ja Konkurentsiamet oli 1 teenusega. Ja nagu näha, siis aprillist septembrini ja et ei oleks arusaam, et mina üksi analüüsin, nagu siin ühel teavepäeval tekkis arusaam, siis meil olid tegelikult partnerid kaasas, samuti Trinidad Consulting koos PricewaterhouseCoopersiga ja suure töö muidu tegid ära just nende asutuste inimesed, kes nende teenuste igapäevaselt teevad. Eesmärk oli siis välja töötada kontseptsioon ja see koosnes siis 4 osast põhimõtteliselt. Esimene osa arvistasime ära, mis oli see hetkeolukord nendes asutustes, nende teenustega. Kirjeldasime selle tuleviku olukorra ära, milline võiks see olla ideaalis tulevikus. Juurde tegime ka prototüübi teenuse kohta ja siis panime peale mõõdikud, et püüdsime ära mõõta siis selle, kui palju ühe teenuse osutumine maksab nii rahas, ajas, asutusele ja kliendile. Ja samuti väga oluline osa selle juures oli veel see, et anda just nendele teenuse omanikele, siis nendele inimestele, kes igapäevaselt teenuse osutamisega tegelevad, mitte IT-inimestele nagu tihtipeale see ülesanne. Kuidas? Jah. Et mitte IT-inimestele, kes tavaliselt on just asutustes sunnitud seda tööd tegema. Et ei pea see teenuse arendamise algus peaks algama tegelikult sellest teenuse omanikust, inimesest, kes igapäevaselt selle teenuse osutamisega tegelevad. Et anda neile siis otsused ja teadmised, kuidas siis teenused arendada, sest ei ole päris lihtne, et ütleme ühel päeval teenuse omanik, ole hea, nüüd arendama. Ja selle tulemusele tegisid need targad tellijad riiki. Just, et kuidas teha head analüüsi, kuidas olla hea partner arendajale, nagu projekti tagasisidest tuli kommentaar, et mul enam kotti pähe ei tõmmataks arendaja poolt. Vabandust. Leitud innovatsioonid. Selle pealkirja osas on natuke kritiseeritud, kuidas saab innovatsioone leida, aga meie leidsime. Meil oli, ma mõtlesin siis tegelikult need teenused, mis me valisime projekti, oli iga asutuse enda poolt pakutud mingisugune täiesti suvaliselt teenused, mida nad tahaksid parandada. Ja sealt tuli see huvitav asi välja, et 5 teenust, mis oli 4 erineva asutuse poolt meile antud, tegelikult moodustasid ühe protsessi. Nad tegelikult moodustasid ühe teenuse protsessi. Nemad näid kõike seda igaüks eraldi teenusena. Siia ette võiks veel tegelikult veel panna, siin on ehitusega seotud, ehitusloa andmisega seotud teenus, et esimene on siin projekteerimistingimuste taotlemine, et Jõhvi teavepäeval meile öeldavad, et tegelikult võiks siin ees juba olla see osa, kuidas klient näeks, millisele maatükile ma võin üldse ehitama hakata. Et see teenuse protsess on tegelikult palju pikem ja neid asutusi, kes siia on kaasatud, on veel rohkem. See on lihtsalt see protsessi osa, mida meie leidsime. Et ahjuks on arusaam, et see osa, mille mina tegelen minu asutuses, see on üks teenus. Et tegelikult on see lihtsalt üks väike jupikene pikast protsessist ja kliendi jaoks on oluline, et ei parenda siia asutus ainult seda oma jupikest, vaid asutused koos teeksid ühe hea teenuse protsessi. Sest vastasel juhul, ütleme, kui MKM või seal siis taga KOV, koostöös KOV-idega teevad väga hea
teenuse selle kohta, kuidas esitada ehitusloa taotlust läbi ehitusregistri näiteks, tehas see esitamine väga mugavaks, siis kliendi jaoks midagi väga palju ei muutu ja siis algab kooskõlastuste andmise ring. Ja neid kooskõlastusi võib olla seal jumal teab mitmest asutusest. Ja ikka klient jookseb mööda asutusi ringi, küsib paberi pealt mingeid kooskõlastusi. Ja see, et see ehitusloa taotlemine on tehtud ühe koha peal mugavamaks, tegelikult lõpptulemit suurt ei muuda. Et see oli üks, ma arvan, olulisemaid ja suuremaid asju, mida oli tarvis tõestada. Et asutused näevad asju väga palju oma silotornist ainult. See, mis toimub nende asutuse sees ja väljapoole väga ei nähta ja ei taheta tegeleda. Nii. Teine asi oli nii-öelda, siin on üldse pilt ära kadunud praegu. Nähtamatud teenused. On nii nähtamatud. Nii, mida kõik nästsed? Ei, see tuleb, seda ma tean, seda nähtamatud teenused said nähtavateks teenusteks. Ma tänan. Et mis selle nähtamatute teenuste taga siis mõte on? Meil on väga palju teenuseid, mis oma olemuselt või suures osas on üllatavalt sarnased, millel on väga palju ühisosa, et näiteks ettevõtjate teenused, et tihtipeale nad peavad võimalik aruandeid, deklaratsioone ja mida võite veel esitama. Mõnikord oleks lihtsam need teenused kokku panna ja lihtsalt ühes vormis siis või ühe teenuse all ära osutada mitu teenust. Et siin me näiteks, üks näide siin oli just MTM-i enda teenus majandustegevusteate esitamine, mis on sisuliselt lihtsalt ettevõtjapoolne deklaratsioon riigile, et ma näiteks tegelen alkoholimüügiga. Tihtipeale, ütleme, see praegu käib läbi siis Eesti.ee ja oma nad suunatakse majandustegevuse registrisse, aga ettevõtted toimetavad väga palju ettevõtja portaalis. Ja meil üks partneritest tööde tegijaid küsis selle peale, mis ta arvad, et ettevõtja tahab Eesti.ee-sse minna, ta tahaks selle ettevõtja portaalis oma asjad kõik korra ära teha, et kui ma juba enda poe avan, et ettevõtte asutan ja ma tean, et ma tahan hakata toidukaupade müümisega tegelema, ma pean selle deklaratsiooni esitama, et ma tahan alkoholi müüa seal toidupoes, ma võiks juba selle ettevõtja portaalis, kui ma selle ettevõtte ära asutan, juba sama hästi siis selle teate sealt ära esitada, sest tegelikult see andmed, mida sealt küsitakse, väga suures osas kattuvad nende ettevõtja asutamise poole pealt, kui siis lisandub natukene sinna neid, mis teates peaks olema esitatud. Teine, üks hästi markantne näide, mis tuli, see päriselt ei ole nüüd, ütleme, aheteenuse kokku panemine, vaid sinna tuli lihtsalt X-de liidese tegemine kahe asutuse vahele. Et Maanteeametis on olemas selline teenus nagu asutamispiirangute seadmine sõidukitele. Ehk siis kohtutäituritel on võimalik võlgnike autole panna peale asutamispiirangud, et nad ei saa siis autot maha müüa. Ja selles on Maanteeametis ja kohtutäituritel praegu selline süsteem, et kohtutäiturid selle piirangu seadmises peavad e-kirjaga siis saatma avalduse, et palun pane piirang sellele autole või see piirang siis uuesti maha võetakse, peab täpselt samamoodi jälle kirjutama Maanteeametisse, et seda piirangut siis maha võtta
ja Maanteeametis on omakorda olemas siis inimene, kes kõik need piirangud siis, või selle sisetud avaldused registreerib kõigepealt dokumendihaldussüsteemi, siis läheb liiklusregistrisse, paneb seal liiklusregistris selle piirangu peale, kui maha võeta, siis täpselt samamoodi jälle avaldus registreeritakse dokumendihaldussüsteemi, siis alles liiklusregistrisse. Selline olukord oleks võimalik lahendada väga mugavalt mõlema poole jaoks. Et tehes lihtsalt liidese e-täituri ja siis kohtutäiturite ju riiki inimesed oskavad võib-olla täpsemalt öelda, et kohtutäiturite iseteeninduskeskkond siis ja Maanteeameti liiklusregistri vahele, et kohtutäiturid saaksid ise selle toimingu ära teha, ilma et peaks pöörduma Maanteeameti poole avaldustele, millega iganes. Ja me arutasime välja, et mida see tähendaks. See tähendaks seda, et aastas liigutatas kohtutäiturite ja Maanteeameti vahel 60 000 dokumenti vähem. See on ainuks aastas. Rahaline kokkuhoid on aastas 250 000 eurot. Et see on päris hea kasu ühe lihtsalt liidese arendamise peale. Et selle nähtamatute teenuste võit on tegelikult kahepoolne. See on ühelt poolt halduskoormuse vähenemine asutajale, vähem jooksutamist ja teiselt poolt ka kokkuhoid asutustele. Saab ikkagi odavamalt läbi jääda. Siis tuli välja, et meil oli kaks ametit, üks on Lennuamet ja teine on Veeteede Amet, kes said projektis. Ja mõlematel oli teenus, üks oli siis töötaja loa taotlemine, lennutehnilise töötaja loa taotlemine ja teine oli merel töötamise dokumentide taotlemine. Andmekoosseisudelt täiesti erinevad teenused, aga protsessi poolest identsed, üks ühele. Täpselt oli see tuleviku visioon oli võimalik kirjeldada täiesti ühtemoodi, see taotluste lahendamine ja lubade andmine eis ühtemoodi. Et siit tuli nagu välja selline oluline aspekt, et selle asemel, et kõik asutused hirmsasti arendaksid eraldiseisvaid infosüsteeme ja erinevaid lahendusi, oleks võib-olla mõistlikum mõnikord arendada nii-öelda essay-lahendusi. Sama kehtib ka näiteks üks koht, kus väga palju inni joosti oli vana hea riigilõivude maksmine, või teenustasude maksmine, mis iganes. S-makselahenduse puudumine. See oli üks koht, mida projektist niimoodi jätsime kõrvale, sest see on liiga suur amps, et selle ahelme teenuse raames oleks võimalik olnud seda lahendada. Ja sealt tuli välja vajadus, et on vaja S-ete makselahenduste loomist. Ja siis jõuan mõõdikute juurde. Miks me siis tahame mõõta neid teenused? Kõigepealt nad annavad hea ülevaate teenuse hetkeseisust, mis toimub, kui palju tegelikult seda teenust tarbitakse, milline on see halduskoormus kliendile ja kui palju selle teenuse õhtimises raha kulub. Ja pärast seda, kui see on ära mõõdetud, annab see ka ettekujutused, kuhu suunas võiks liikuda teenuste arendamisel. Mis osa võiks paremaks teha. Ja kui seesama Maanteeameti näide, et just täpselt see annab selle, et kui palju oleks võimalik võita rahaliselt näiteks, kui me loome liidesse, kui palju tööjõukulu üle jääb, palju me rahaliselt võidame tööjõukulude peal. Et need mõõdikud ei mõtlenud me oma peast välja kabineti vaikuses, vaid need on ühes varasemas projektis välja toodud avaliku teenuste ühtne portfelli juhtimise uuring, kus toodi välja 60 mõõdikut, meie neid kõiki päris ei rakendanud, me küsisime tagasisidet kõigi osas, aga rakendati 11, mida pidasime olulisemaks. Ja siin on siis see pilt, kui palju neid mõõdikuid tegelikult asutused suutsid täita.
mille osas nad suutsid välja võtta andmed. Et lihtsamat asja, ma ütlen selle ära, et 9 asutusest kokku oli ainult 2 asutust, kes umbki ühe teenuse puhul suutis kõike 11 ära leida sinna need arvulised väärtused taha. Ja need olid Maksu- ja Tolliameti maantamad. Tegelik nõudlus, see oli asi, mida suudeti praktiliselt alati, vist on ainult ühe teenuse puhul. Ei suudetud välja võtta, palju neid teenusejuhtumeid siis aastas on. Tehnoloogiline küpsus, et seal on klassifikaator ees, seal oli üsna lihtne neil klassifikaatori pealt ennast ära hinnata, kus nad asuvad omadega. Aga mis tegelikult on natuke kurb, mida ei suudetud väga hästi täita, oli see sama, mis viimasel kohal on teenuse asutamise lihtsus, mis sisuliselt tähendab rahulolu või rahul kliendi teenusega. Ja nagu näha, siis tervelt 6 teenuse puhul suudeti välja võtta, et mis see kliendi rahulolu siis selle teenusega on. Just kui ei huvitagi väga, et mis see klient arvab sellest teenusest. Ja samuti halduskoormus on 4. Et 9 teenuse puhul on ära mõõdetud, mis tähendab selle teenuse tarbimine ajaliselt kliendile. Ülejäänud 11 puhul lihtsalt ei ole sellise asja varem mõeldud. Et ma võib-olla ütles, et mis siin need olulisemad mõõdikud on, et on see tegelik nõudlus, mis on esimene, 3. see teenuste eesmärkide koostöö organisatsiooni eesmärkide, ehk siis kas see teenuse osutamine on üldse kooskõlas organisatsiooni eesmärkide. Üldjuhul muidu kõik ütlevad, jah, loomulikult keegi ütleb, et me osutame teenust, mida pole mõtet. Aga mõnikord võiks mõelda, et kas seda teenust on ikka vaja osutada mingi eesmärgi saavutamiseks. Kas on vaja küsida lõputuid aruandeid, deklaratsioone, lubada taotlust, võib-olla on võimalik asju vaadata järelevalve. Siis personalikulu. See on hea asi, et selle annab alati näidata juhtkonnale, nii kui me teeme nüüd mingi parenduse, seesama teeme loome liidese, me hoiame tööjõukulu kokku 250 000 eurot. Väga hästi müüb. Ja siis halduskoormuse teenuse kasutamise lihtsuse, et tegelikult on väga oluline küsida klientide käest, mis nad sellest asjast arvavad, kas neile meeldib see ja kui palju see nende aega kulutab, sest lõppkokkuvõttes me ei tee neid teenuseid asutustele endile, vaid ikkagi klientidele, olgu siis selles ettevõtte või kodanik. Kokkuvõttes võib öelda, et see asutamise kogemus, mõõdikute asutamise kogemus on pigem madal, isegi väga madal. Et ma arvan, et kasutab ainult Maksu- ja Tolliamet ja Maanteeamet neid eesmärgipäraselt, ehk siis mingite otsuste tegemiseks. Ja see mõõdikute hulk, see sõltubki tegelikult sellest, kui üks on asutus, ehk siis mida üpsem on asutus, seda rohkem neid mõõdikuid kasutatakse just näiteks juhtimisotsuste tegemiseks. Ja teine aspekt on muidugi see, et teenuse spetsiifikast oleneb seda, et mõndade teenuste puhul lihtsalt ei ole mõtet küsida näiteks 20 mõõdikut, teise puhul on see täiesti aktsepteeritav, et Maksu- ja Tolliamet ühe teenuse puhul küsibki näiteks ainult 5 mõõdikut, see mõõdab ainult 5 aspektist. Ja kõik ei ole alati võimalik igale teenusele rakendada, et kui ehitusloa puhul just toodi see näide, et sellise lihtsa ehitusloa taotluse lahendamine võtab oluliselt vähem aega, võib-olla 2 tundi. See oli vist lipuvardu püstitamine, võtab aega 20 minutit loa taotluse lahendamine, aga samas kõrghoone ehitusloa taotluse lahendamine võib võtta 3 kuud. Et seal see aritmeetiline keskmine ei anna väga head pilti, mis see tegelikult tähendab. Ja täpselt, et see motivatsioon on erinev, et
kui ei asutata see mõõdikuid selles, et neid otsuseid teha, kuidagi juhtida asutust, siis mõõdetakse rohkem ja mõeldakse rohkem nende mõõdikute peale, muidu ei ole selle oluline. Siin on üks tabel. Praegu vaatasin, et mul on siin vanemad slaidid natukene, aga eks ma räägin juurde, jutt on sama. Üks selline ilus punane tabel. See on siis, viisime läbi riskide hindamise. Et millised on need riskid ja kui tõenäoline nende saabumine, nende innovatsioonide, mis leidsime nende elluviimisel. See on välja arvutatud niimoodi, et olmepalli skaalal on siis ühtepidi hinnatud, kui suur on selle riski saabumise mõju ja teisalt, kui suur on selle riski saabumise tõenäosus ja siis läbi korrutatud. Ehk siis, et kui riski mõju on väga suur, siis see skoor on olm ja või siis saabumise tõenäosus on väga suur, siis on skoor olm läbi korrutus saab 9. Kiire matemaatika. Ja nagu näha, siis ainult 4 teenuse puhul ei ole ühte sellist punases olevat riski, kus või oleks see mõju ja saabumise tõenäosus kõrgem ja need 4 teenust on kõik maantumiti teenused. Et väga huvitaval ombel näiteks ebapiisav rahastus, see on see viimane rida seal. Kui üldiselt kõik arvavad, et raha ei ole, siis millegipärast ainult Maanteeamet on leidnud, et neil raha on, või neil ei ole eelarve midagi suurem teenuste arendamiseks tegelikult. Ja siin on üks huvitav tulp on seal kollase vahel on punases oleva skooriga. See on üks teenus, mida peaksid Maksu- ja Tolliamet ja Maanteeamet koos osutama. Mõlemad justkui väga küpsed ja asutused ja väga head teenuste arendajad, aga nii kui oma majast tuleb väljapoole minna, siis enam ei saa. Siis on riskid suured ja probleeme palju. Et siin on jällegi see tõestus sellele, et tuleks pöörata rohkem tähelepanu tegelikult nende asutuste ülestele teenustele ka. Siin on iirelt, et mis need suurimad riskid siis olid, mida välja toodi, mida kõrgemalt hinnati. Esimene on see ebapiisav rahastus, et ei ole raha nende innovatsioonide elluviimiseks, see takistus. Teine on piirangute aktsepteerimine. Üks suuremaid piiranguid, mida kõik kindlasti teavad, on esimene asi, et õigusakti luba meil nii teha. Et see tuleb praktiliselt alati kuskil, et seadus ei luba. Ja siis tuleb välja, et seaduse kirjutada samad inimesed, kes laua taga istunud. Et seaduse ei saab muuta tegelikult ka. Ja sealt tuleb ka muid piiranguid, kuidas aktsepteerida neid piiranguid ja võtta see teadmine, et mitte öelda kõigepealt, et ei saa, vaid mõelda pigem selle peale, et kuidas saab. Informatsiooni kättesaadavuseks ja taha on surdes kirjutatud riha, et need, kes on võib-olla riha kokku puutunud, saavad täpselt aru, millest ma räägin. Et meil on riigis ju kehtestatud, et andmeid tohib kodanikult või siis ettevõtjad küsida üks kord. Ja kui kellelgi juba on mingid andmed kuskil registris, me peaksime just neid kasutama. Aga probleem on selles, et kus me nüüd siis teada saame, kus need andmed meil esitsevad. See koht peaks olema riha, aga riha on täpselt nii kasutatav, et täpselt need, kes neid progenud on, nemad saavad aru, mida saab lugeda. Teenusomanik jääb selle hätta. Et see on üks koht, mida kindlasti on vaja paremada. Siis samuti see mõõdikute lugu jälle, et mõõdikuid võite kasutada subjektiivselt või eesmärgipäratult ja see võib omakorda riske tekitada.
Ja viimane on siin erineva profiili ja võimekuse teenuse asutajad, et see on just siis, kui ühte teenust tarbivad väga erineva profiili inimesed või erineva võimekuse ja vajadused inimesed, et siin on üks hea näide, mis ei ole veel sellest projektist, aga on see Maanteameti iseteenindus, et kui sul on olmeautod, siis sa näed ilusti nende autode kohta informatsiooni. See on nii-öelda tavakasutajale, kui sa oled liisingufirma, siis sa ei taha nagu lõputu pika roduna näha oma kümnete või sadade autode kohta seda infot ja siis on parem jälle selline nii-öelda tabelikujul kuvatud info. Et just see, et kuidas nagu arendada sellist teenust, mis erineva või disainida siis sellist teenust, mis erineva profiiliga ja vajaduste inimestele sobiks just, et ta kõigile meeldiks. Selle ma olen juba ära rääkinud. Siin on üks paar väga head pilti puudu, kahjuks ma saatsin Peetri eelõhtu vale slaidi. Et ma räägin selle jutu siia juurde niisama ära, et me arutasime välja, et 20 teenuse kontseptsiooni loomiseks läks meil kokku 120 000 eurot umbes täpselt koos käibemaksuga. Ja nüüd me vaatame neid rahapotte, seal all on üks väike aps selle suurema, mis ta on siis, paremal allnurgas oleva rahapoti peaks olema 89,2 miljonit eurot, mitte 91,2. Et see esimene rahapott siis nii-öelda, see on see, mis on teenuste arendamiseks uuest Euroopa Liidu struktuuritoetustest tulemas. Ja me tahtsime sellest 10% ehk 9,8 miljonit eurot suunata analüüsi tegemise peale, just täpselt selle peale, mida me tegime nende 20 teenusega. Et välja töötada see kontseptsioon, läbi analüüsida kõik vajadused ja samuti siis juba prototüübi tegemiseks. See, miks just 10%, sellepärast, et tegelikult see analüüs maksab umbes 10% arendusest, et siis kui teenuse arendamine ise maksab 100 000 eurot, võib arvestada, et ühe teenuse analüüs võiks maksta 10 000 eurot. Et see on umbes sellises suurusjärgus. Ja sellest mis arvutasime, et sellest 9,8 miljonist eurost, võttes aluseks selle 20 teenusele kulunud raha, et kui palju võiks kuluda ühe teenuse analüüsi tegemiseks, võiks saada selle pea 10 miljoni euro eest kuskil üle 1000 teenuse ära analüüsitud, 1200 teenust oli see arvutus. Et selles suhtes see risk, et raha ei ole nüüd analüüsi tegemiseks või et raha ei ole järgmisel perioodil arendamises, on nüüd natukene ülepaisutatud, et kui tulla hea projekti hästi ära põhjendatud vajadus, enasti mõõdetud, visioon olemas, siis tohiks probleeme olla. Ja samuti, kui ei oska analüüsi ise teha, ei tea, kuidas seda teha, aga tahaks teha, siis on võimalik taotleda sellest 10% raha just selle analüüsi tegemiseks. Ja analüüsi tulemus võib olla negatiivne selles mõttes, et võib ilmneda, et ei ole vaja arendust teha. Et meil ka projekti käigus ilmnes üks selline huvitav fakt, et see on üks Tehnilise Järelevalveameti teenus, kus hakkasime analüüsime, ma tahtsid teha liidest Euroopa Kemikaaliagentuuriga. Ja ta oli juba päris kaugel asjaga, kui siis lõpuks Euroopa Kemikaaliagentuur saatis meile kirja ja ütles, et ei, meie liidestust ei tee ja sellist asja ei tule, meil pole võimekus selles ja tõenäoliselt ka mingit huvi väga ei ole. Et see tõi nagu väga hästi välja selle, et ei ole vaja tormata kohe arendusse, et läbi rääkida osapoolte, kas on üldse võimalik teha. Vastasel juhul, kui TÜTA olles läinud kohe arendusse, olles poole arenduse pealt selgunud, et
tegelikult ei saa. Aga selle asemel, et raisata 100 000 eurot, läks natukene vähem kaotsi. Ma arvan, et ma nüüd lõpetan vaikselt, saame varakult lõunale. Ja muidugi küsimusi on siis las kadu.